Tere, minu nimi on Taavi Sojunen ja täna ma räägin, kuidas panna enda elus tööle positiivne ring. Nüüd eelmises videos rääkisime negatiivsest ringist ja kui sa seda videot pole veel vaadanud, siis ma soovitan selle kiirelt ära vaadata, sest siis sa saad palju paremini aru, millest ma praegu rääkima hakkan. Aga hakkame pihta. Mis on positiivne ring? Oma olemuselt on see väga lihtne põhimõte. Iga kord, kui sul on valik, kas minna mingisugust raskest hetkest läbi, mingisugusest ebamugavusest läbi, millestki, mida sa väga nagu teha ei taha või oled juba ennast veenanud, et ei peaks tegema. See võib olla trenni tegemine, mingi tervisliku eine söömine, mitte peole minek, õigel ajal magama minek, ükskõik mis see on sinu jaoks. Iga kord, kui sa valid selles olukorras ennast austava valiku, ehk siis sa teed seda, mis sulle on tervislik, mis sul on kasulik, mis aitab sind elus edasi, siis iga kord pärast seda valikut on sul kergem uuesti samasugust valikut teha. Võtame näiteks trenni. Kõik, kes on trenni teinud, teavad, et vahest ei viitsi. Vahest ei viitsi jõusaali minna näiteks või vahest ei viitsi jooksma minna, vaatad, et vihma sajab, külm, kõle, ei taha märjaks saada, nagu väga ei viitsi. Aga me kõik teame, et kui me ikkagi lähme jõusaali, lähme jooksma, teeme selle trenni ära ja pärast koju tuleme, siis me tunneme ennast hästi. Me tunneme, et me tegime enda jaoks õige valiku, et me austasime iseennast. Ja see heaolu tunne salvestub kusagil ajusagaras ära. Ning järgmine kord, kui sarnane situatsioon on, kus tekib küsimus, et kas nüüd minna trenni või mitte minna trenni, siis on palju kergem seda valikut teha, sellepärast, et meil on juba mälestus positiivsest emotsioonist. Iga kord, kui sa teed selle austava valiku, iseennast austava valiku, saad sa sellise autasu positiivse emotsiooni näol. Ja eelmises videos rääkisin, et täpselt sama töötab ka negatiivsete valikute puhul. Ehk siis, kui sa reedad ennast selles olukorras, sa ei lähe trenni, siis järgmine kord on palju lihtsam mitte trenni minna. Sellepärast, et sul on mälestus sellest, et eelmine kord sa ei läinud. See kõik kinnistab sinu pilti iseendast. Iga valikuga, mida sa teed, sa lood iseendale tõestusmaterjali sellest inimesest, kes sa oled. Nüüd need ringid töötavad kogu aeg, nii positiivne kui negatiivne. Nad ei lakka mitte kunagi töötamast. Ja iga päev on neil valikuid, kas me käitume iseennast austavalt, teeme mingisuguse tülika asja ära, sööme tervislikult, teeme trenni ära, alustame seda projekti, mida me oleme tahtnud alustada, aga edasi lükanud juba tükk aega. Või siis me ei tee trenni, me ei söö tervislikult, me lähme hoopis jooma, paneme pidu, teeme mingisuguseid X asju, mida pole vaja teha, mis on meile kahjulikud. Kõik need valikud on meil olemas iga päev. Ja kogu aeg me seal valime. Ja positiivne ring tähendab seda, et sa valid kogu aeg üha rohkem ja rohkem positiivseid asju enda jaoks. Teoreetiliselt väga lihtne, praktikas võib olla keeruline, ma tean. Võib väga keeruline olla, olenevalt sellest, kus kohas sa praegu oma elus oled. Aga põhimõte jääb alati samaks. Kui sa tahad hakata enda elu liigutama positiivsuse suunas, siis sa pead hakkama langetama iseennast austavaid valikuid. Sul ei ole pääsu sellest. Sa ei saa mõelda ennast positiivsesse ringi, sa ei saa silmad kinni panna ja manifesteerida enda ellu külluslikku ja positiivsust ja kõik head ja paremat, kui sa päriselt ei hakka tegema kriitilistes, rasketes olukordades ennast austavaid valikuid. Võtame veel mõne näite. Ütleme, et sul on selline alkoholi probleem, sa jood liiga palju. Nüüd, tuleb õhtu kätte, sa oled kodus ja sa oled harjunud niimoodi, et ma lähen poodi, võtan paar õlut, siis on selline lõõgastus päeva lõpus. Aga samas sa tead, et sa oled juba sõltuvuses alkoholist. Nüüd, igal õhtul on sul valik, kas sa lähed sinne poodi, reedad iseennast, valetad endale mingisuguse jutu kokku, ja tegelikult ikka ei ole nii hull ja nii edasi ja võtad need paar õlut ära, või sa teed ennast austava valiku, oled enda emotsioonidega, vaatad üle, et aga miks ma tahan juua alkoholi nii palju, mille ees ma põgenen, ja hakka seda läbi töötama. Või siis ütleme, et sul on suhtes konflikt. Et sa oled paari suhtes ja sul on pidevalt mingid konfliktid ja sa näed, kuidas sa käitud
selliselt hästi emotsionaalselt, selliselt lapsikult, sa ei lahenda neid probleeme konstruktiivselt, siis samamoodi sul on alati valik. Kas sa käitud ennast austavalt, ehk siis võtad aja korra maha, hingad sisse välja, keskendud, mida ma tunnen, mida ma nüüd tahaksin öelda oma paarilisele, miks ma üldse sellises olukorras praegu olen. Või siis sa võid ennast reeta, käituda selliselt reaktiivselt, minna hakata vaidlema, süüdistama, veel suuremat tüli üles puhuma. Need sellised igapäevased valikud on kogu aeg, need olid lihtsalt paar näidet, ma ei tea, kuna ma räägin videosse, siis iga inimene on spetsiifiline, igal inimesel on oma unikaalsed sellised murekohad elus. Kellel on mõni sõltuvus, kellel on paarisuhte probleemid, kellel on mingid sotsiaalsed asjad, kellel on tööalased mured, aga alati me saame sealt taandada me saame alati kõik need probleemid taandada sellele, kas inimene sellistes kriitilistes rasketes olukordades käitub iseennast austavalt või iseennast reetvalt. Ehk siis see põhimõte, mida ma siin videos tahan edasi anda, on väga lihtne teoreetiliselt. Hakka tegema ennast austavaid valikuid ning su elu läheb paremaks. 100% garanteerin, ei saa teistmoodi minna. See, kuidas seda teha, see on alati see murekoht, sellepärast, et sa pead läbi minema emotsioonidest, sa pead hakkama teistmoodi käituma, kuni sa seni oled harjunud. Ja selleks, et see video ei jääks lihtsalt teoreetilisele tasandile ja sa seda lihtsalt kinni ei paneks ja oma eluga lihtsalt samamoodi edasi ei läheks, on mul tehtud ka tööleht. Seal töölehel on mõned küsimused, üks harjutus ja kui sa tahad päriselt ka kasu saada sellest videost ja enda elu läbi vaadata korra ning proovida, kas see, mida ma räägin, päriselt ka töötab, siis ma soovitan selle töölehe alla laadida ja päriselt sellega ära teha. See on kuskil kirjelduses, kui YouTube'is vaatad seda, see on kirjelduses, kui Facebookis, see on kirjelduses, kuskil ma selle lingi panen, leiad ülesse. Nii et ma loodan, et sellest videost oli sulle kasu, kui sa tahad ka päriselt seda järgi testida enda elus. Kas see, millest ma räägin, päriselt ka töötab, siis tõmba tööleht alla, tee harjutused ära ja vaata, millist mõju see sulle avaldab. Ja näeme järgmine kord.